Nüüd see hotellipilt on eriti raske juhus veel selle poolest ka, et siin pildil on näha mitmed erinevad valgusallikad ja sellepärast on siin erinevatel aladel see valge balanss väga erinev. Katsumegi siis selle nüüd paika saada siin. See ei saa olema väga kerge, aga üritame sellegi poolest. Kõigepealt ma valin siit eyedropper tööriista või pipeti tööriista ja lisan sellega endale sellise väikse mõõtepunktikese siia pildi peale, et näha, kas siin lae peal mõni neutraalne koht ka on või on kõik nad sinised ja kollased tänu sellele aknast tulevale valgusele ja kunstvalgusele, mis siin toas on. Võtan lahti ka infopaleti ja kui ma siin selle pipetiga liigun, siis on näha selle infopaleti peal mul need RGB väärtused ka ja ma näen, et seal on seda sinist ikkagi rohkem enamasti, just siin allpool osas eriti. Ja nüüd selleks, et ma saaks niisugused fikseeritud punktikesed siia paika, ma kõigepealt hoian shift-klahvi all ja tuleb siuke plussmärk mulle sinna kursori juurde. Ja ühe punkti ma panen siia ülesse kuhugi, selleks, et selline suurem ala siis siin neutraalseks teha. Siis ühe punkti ma panen kindlasti kuhugi siia akna ligidale, sellepärast, et siin on valgus jälle oluliselt sinisem. Ja ühe punkti ma kindlasti, zoomime natuke lähemale, panen ka siia sopistuse sisse, sellepärast, et siit ma saan määrata hästi kunstvalguse valge balanssi. Zoomime välja tagasi ja mida me siis näeme? Selle suure lae osa peal oleks sinist vaja vähemaks tõmmata umbes nii 10 ühiku jagu. Selle aknaaluse osa peal oleks vaja sinist vähemaks tõmmata kohe kõvasti, natukene punast juurde panna, siis me saame enam-vähem neutraalse. Ja siis selle kunstvalgusega osa peal on niiviisi, et punast oleks vaja oluliselt vähemaks tõmmata ja sinist oleks vaja juurde keerata. Ja katsumegi sellega nüüd algust teha. Sellisel juhul on hea kasutada valge balansi muutmiseks kurvi adjustment layerit. Ma teen siit layers paleti pealt uue adjustment layeri, selle keskmise nupu peale vajutan ja siit võtan curves. Ja selleks, et nüüd siin selle esimese punktiga midagi ette võtta, kõigepealt valingi siis sinise kanali siit adjustments paleti pealt. Et ma teaks ikka, et millist kohta selle kurvi peal ma pean muutma, ma kasutan jälle seda targeted adjustment tooli. Ja vajutan selle targeted adjustment tooliga siia punkti peale. Ja näed, see tuleb mulle siia sinise kurvi peale selline punkt. Ma teen siia ka teiste kohtade peale sellel graafikul punktikesed, et need siin paigast ära ei liiguks. Ja nüüd seda esimest punkti siis hakkan siin liigutama ja vaatan, kuidas see sinise väärtus seal infopaleti peal hakkab muutuma. Nii, tõmban teda natuke allapoole siia, näiteks 148 peale ja juba ongi tulemus päris hea. Näed sa, nüüd on siin 145, 149, 148, no see on peaaegu, et täitsa neutraalne. Meil ei ole mõtet absoluutselt samaks neid numbreid ajada, sellepärast, et siin niikuinii toimuvad väiksed variatsioonid ja sellel ei ole nagu mingit mõtet. Korraks vaatame, kuidas see muudatus mõjus. No, läks ikka kõvasti neutraalsemaks küll. Nüüd aga, et see kurvi adjustment layer ei kehtiks mul terve pildi peale, siis ma maskin siit välja need osad, mis peaks olema nagu kunstvalgusega. Ma võtan siit pintsli, valin jälle sellise pehme pintsli suurusega sinna kuskile üle 100 piksli ja mustaga maalin siis näiteks selle leti taguse osa siit ära. Seda mul ei ole vaja muuta praegu. Nüüd teeme järgmise kurvi layeri, seda puhku siis selle number 2 punkti jaoks. Võtan siit jälle kurvi adjustment layeri, võtan siit targeted adjustment tooli ja valin jälle sinise kanali ja klikin siia number 2 punkti peale. Nii, ja jällegi selle ülejäänud osa kurvist panen siin paika ja jälgin nüüd infopaletil seda number 2 punkti ja tõmban sinist siis allapoole, kuhugi sinna 190-185 vahele ta võiks jällegi jääda. Nii, ja ma näen, et punast on ka siin nagu vähem
kui sinist ja rohelist. Ja punase kanali peal ma teen seda sama asja. Lisan siia punkti, lukustan selle ülejäänud osa ära ja seda punkti siis natukene tõstan siin ülespoole. No ja punast ma jätan siia 176-180 kanti. Nii, jälle olemas. Nüüd siin on loomulikult see maskimise teema jälle väga oluline. Mul oleks vaja nüüd saada siia selline mask, et valgeks jääb ainult see aknaalune laeosa ja võib-olla need põrandapealsed peegeldused ka siin ja siin see kardinate osa. Ja seda ma teen seekord sellise asjaga nagu color range. Ma võtan selle maskspaleti lahti uuesti, valin selle number 2 kurvi layeri maski siis ja võtan siit color range. Ma klikin siis nüüd esmalt siia number 2 punkti juurde kohe. Nii, ja kasutan jälle seda localized color clustersit, panen siia selle pluss pipeti ka sisse ja natuke suurendan siit seda ala. No ma usun, et selline ta võibki jääda tegelikult, ma ei taha teda väga kaugele siia ülejäänud lae peale laiendada. Ja panen jälle okei. Ja jäänud on veel see kunstvalguse osa ka ja see 3. punktikene siin, mis on vaja ära parandada. Teen jälle uue kurvi layeri siia. Valin jälle sinise kanali siit ja parametric adjustment tooliga vajutan siia 3. punktikese peale ja hakkan tasapisi siin seda sinist kurvi jälle muutma. 3. punktil ma näen, et on 237 punast, 212 rohelist ja 173 sinist. No seda sinist oleks sinna ikka julgelt juurde vaja. Kui ma seda sinist juba saan siia kuhugi 200 kanti, mul tuli siin praegu 204, no siis see peaks olema niimoodi enam-vähem rahuldav. Punast ma kindlasti pean ka allapoole võtma. Valin siit punase kanali ja muidugi lisan siia selle punkti jälle. Varjud kaitsen ära, lisan ühe punkti siia veel ja punast tõmban siis allapoole. Nii, ja ma hakkan juba silma järgi ka nägema, et siin hakkab asi vaikselt neutraalseks minema. Ma siin kõrval liigutan seda pipetti ja ma näen, et 196, 192, 177, no enam-vähem samas liigas hakkavad need numbrid olema. Aga üks asi, mida ma võin täheldada, on see, et natuke rohekas on kogu see asi mul siin ka. Ja ma tõmban rohelist natuke ka alla. No üks asi, mida ma kindlasti ei tee, on see, et ma seda punast siia liiga alla ei sikuta, sellepärast et ma näen, et siia hakkab kohe tekkima selline roheline vine muidu sisse. Ja ma arvan, et ma jään praegu rahule sellega, mis siin on ja siin tuleb jälle muidugi tegeleda maskimisega. Ja selle 3. kurvi layeri puhul ma jälle teen color range'iga selle esmase maski siia ära. Võtan color range'i ja vajutan pipetiga siia heledate kohtade peale, panen selle pluss pipeti sisse, range'i tõmban suhteliselt alla, mind huvitavad praegu need valgusti osad just siin, et siin ei oleks sellist kollast halo nagu ümber. Ja siin leti taga samamoodi on siis, ma näen üks valgusti laes, siia samamoodi vajutan peale ja panen okei. No ma usun, et me saime nüüd selle tulemuse ikkagi oluliselt paremaks, kui ta alguses oli. See lagi ei ole enam selliste siniste ja kollaste virvarr, nagu ta siin enne oli. Ja ma lülitan korraks need kurvid siin välja. See oli siis enne ja see on nüüd. Ma loodan, et sinul praktikas selliseid keerulisi olukordi väga tihti ette ei tule, aga kui tuleb, siis sa jälle tead, mida peale hakata.